Head inimesed, te nägite praegu ekraanil ühte plakatit ja täna me tahame natukene rääkida sellest, mida see plakat meile öelda tahtis ja mida see suur küsimärk seal tähendab ja mida see sõna alfa tähendab. Et meil on praegu üks selline reklaamsaade, et tulemas on alfa. Mu vastas on Kuressaare Sioni pastor Margus Mäemets. Tere tulemast siia. Tere. Me tahame uurida sinu käest siis, mis see alfa on, kes sinna võivad tulla ja üldse natukene, mis ta üldse on, kust ta tuli ja nii edasi. No see ei ole mingi uus asi, see on näiteks meie oma kirikus oleme seda teinud aastast 1999. Ja ma ise see hull olin, kes selle nagu käivitas siin. Kui ma praegu niimoodi hakkan meenutama, et siis meil ei olnud ju isegi materjale veel, kõik oli, vist Oleviste kirik oli proovinud 1 või 2 aastal juba teha. Aga kõik oli inglisekeelne ja... ma mäletan, et üks inglane käis siin. Jah, see oli üks selline väikene pastor, ümmargune pastor, Peter Crouch, ja tema ütles, et hakake tegema, et neil Inglismaal töötab hästi. Aga millest sa teed, kui sul ei ole materjaligi? Siis me jooksvalt tõlkisime seda, ma ei tea, kas tema kaudu saime või kust me seda saime, aga tegelikult see oli ikka väga võimas, juba see esimene kursus, ma mäletan, et lõpetas 39 inimest. Alguses, eks välja kukub ikka kursuse jooksul neid, aga need, kes ikkagi lõpuni kohal käisid, oli päris palju. Ja eks me kuulutasimegi selle välja nii, nagu praegugi on see nagu välja hõigatud, et ta on kõikidele soovijatele, täiesti usuvõõrale inimesele, aga ka nendele, kes juba arvavad, et nad midagi teavad. See oli tegelikult selle algse nii-öelda kursuse autori mõte ka. Niki Campbell on selle kursuse autor, siis ta oli ju puhta noor mees, kui ta alustas sellega. Ja ma vaatasin nüüd järgi, et ta töötas selle kursuse välja 1977, tegelikult ikka päris ammu juba. Ma ei tea, kas ta oli siis 20-ndates või ma ei tea tema sünniaastat. Aga nüüd ta on ju, ma arvan, minust vanem mees ikkagi. Ma olen teda ühe korra näinud ka muuseas Amsterdamis oli üks suur kristlik konverents ja siis ta tegi seal ühte töötuba ja kihvt mees ikka, siuke. Aga ütleme väga selline, kui vahest võib mõne pastori või kirikuõpetaja kohta mõelda, et sellised elukauged ja nagu omas mullis elavad, aga tema oli siuke reaalse elu keskel ja ta ongi selle kursuse üles ehitanud ka reaalsete küsimuste põhjal. Inimese elus võibki olla selline küsimus, nii et see küsimärk on lihtsalt ükskõik milline küsimus, kuidas seda formuleerida, see polegi oluline, aga et küsimus, kas või esimene küsimus, kas Jumal on ikkagi? Ja kui ta on, et kas ta minu jaoks ka olemas on ja nii edasi. Et sellel kursusel võib küsida kõiki küsimusi ja esialgu võib-olla mõni ei oskagi midagi küsida, aga ta lihtsalt tuleb ja kuulab seda, mida pakutakse ja ma arvan, et see on väga hästi üles ehitatud kursus. Seal on 15 teemat, mõned liidetakse kokku ja esitatakse ühiselt, aga ma arvan, 10 nädalat selleks ikka kulub. Ja esialgu ta võib-olla kõnetab seda inimest, kes rohkem mõtleb ja võib-olla see tagumine kursuse pool kõnetab seda inimest, kes ei taha siin eriti mõelda midagi, tema tahab kohe kogeda. Vaata, inimesed on natukene erinevad, eks ole. Aga kursuse ülesehitamisel on mõlemale nagu inimgrupile mõeldud. Ma vaatan siin, ma näitan teile seda lehte nüüd alfa kursuses. Vaata, mingisugune leht on siin ka, eks ole. Sellest eestikeelne leht on tehtud alfa kursuse asjadest. Sellega võib tutvuda. Ma isegi registreerisin meie nüüd algava kursuse seal ära. Nii. Ja muidugi seal saab ka jälgida neid materjali ja kuulata neid teemasid isegi ja see on päris tore, aga me oleme ikkagi otsustanud, et me ei lähe videoloengu peale, vaid esitame ise selle elavalt nii öelda. Õnneks meil vist ei ole pandeemiat. Jah, nendel aastatel me tegime tõesti Zoomis.
No, ja inimesed ei saanudki kokku tulla, aga see oli selles mõttes kummaline, et siis osalesid Mandrilt, Rapla maakonnast, Lõuna-Eestist, Tartust, meie Alfa kursusel osalesid ja lõpuks me kutsusime nad siia kokku ka. Noh, see ei olnud väga suur grupp, 10 inimest, aga Saaremaalt oli võib-olla ainult 2-3 tükki, teised olid kõik mujalt. Jah, see leht siin ütlebki, et vaata, kas see kogudus, kus see Alfa üldse nagu alguse sai, see oli mingi, ta ei olnud ju meie liikumisega seotud. See ongi kummaline, et Anglikaani kirikus on igasugused omapäraseid, eks ole, nähtusi, aga see on üks hea asi, mille nad nagu aastaid tagasi ikkagi välja töötasid ja no ma arvan, et häid tegijaid on igal pool ja ilmselt see Niki Kambel, ta on siiamaani teeb seda asja ja eks temal oli ka mure, et kirikus on ristitud hulgaliselt inimesi, aga neil ei ole nagu jumala suhet tekkinud või siis need isegi, kes pole ka ristitud, kes on täiesti võõrad, et siis nemad võiksid ka sellel kursusel tulla, sest võib-olla jumalateenistus ei kõneta alati kohe esimese hooga. Eks ole, inimene tuleb ja ta ei saa aru mitte midagi, aga kursus on kursus. Ja seal sa võid ju tõesti oma küsimusega ka lagedale tulla, siis kui jutt on ära kuulatud. Jah, ütleme, kursusele võib tulla iga tegelane või iga inimene või no inimestel on igasugused probleeme. No mõni tuleb suitsambus näiteks siia kursusele või mõnel on viinapudel veel taskus ja või mõni on nii. Viisakas on tulla nüüd kainelt ikka, ma arvan, et ja oma suits ka ukse taga ära suitsetada ja ikkagi siis jah, võib-olla seda kui nii võtta. Aga selles mõttes tõesti, kes otsib vastuseid oma küsimustele, see on teretulnud. Jah, see tähendab seda, et seda huvitab ka see. Inimene, kes veel ei otsi, ta ilmselt ei tule. See niikuinii see periood tema elus kätte jõuab, et ta hakkab otsima. Jah, tavaliselt inimesel väga sageli on inimene mõtleb nii, et kuule, mul on siin nagu joomisega kimpus ja suits on ka iga poole tunni tagant lambus, et mina ei sobi sinna sellesse seltskonda. No, ma veel kordan, et kõik on teretulnud, vaatamata sinu probleemidele ja sõltuvustele ja mitu naist sul on olnud või mitu meest ja millised on sinu mured ja kiusatused. Võib-olla on siin üks lahendus ka sulle. Käega katsutav, nii et igal juhul tasuks kinni haarata sellest. Ma arvan küll, et siin nüüd täitsa päris lahendus tulla. Jah, aga nüüd võtame nagu, kuidas see tehniliselt see värk välja näeb, eks ole. Meil on selline kutse on siin, eks ole, ma näitan teile seda ka, et tegelikult kuhu võiks siis ikkagi tulla. See on praegu talvine aeg, Kuressaare Sioni kirik on sellist nägu. Kas on sellel aastal tehtud? Millal iganes. Praegu ta umbes samasugune ta ongi, jah? Umbes samasugune on, jah. Ja siis, kui paneme siia selle plakati ka veel, eks ole, et siia kohta Saaremaal, vaevalt, et Mandrilt nüüd keegi siia tulema hakkab. Aga muuseas on mõned aastad tagasi üks Hiiumaa mees tuli meie Alfa kursuli ja iga pühapäev tuli kohale hommikul praamiga saarele ja õhtul tagasi. Ja nüüd täna on meie kogudusliige. Et sellised kummalisi juhtumisi on olnud ka. Nii et võib tulla ka mujalt. Raske on muidugi iga pühapäev sõita. Jah, okei. Aga nüüd veel. Tähendab, seal oli kirjas, millal see nüüd hakkab, eks ole, kuupäev. See on siis, ma ütlen kuupäeva, eks ole, sest inimesed vaatavad ilmselt seda saadet ja siis ei saa öelda, et järgmisel pühapäeval või. Et 25. jaanuaril me alustame kell 2 päeval kohvikusaalis ja sealt edasi igal pühapäeval samal ajal. Selles mõttes, et pühapäeva pärastlõuna võiks selleks reserveerida enda nii-öelda kalendris ja tulla kohale ja 2 tundi me koos veedame. Koolitustel käiakse ju ikka igal pool, kes, ma ei tea, IT-koolitusel ja kes mõnel muul koolitusel, aga ühel hetkel elus võiks ju ikkagi ka uurida seda, et mis minust saab tulevikus, eks ole, või kas Jumal on ja kas ma peaksin tema asjadega arvestama. Et see on eluliselt vajalik, ma tõesti arvan, et see on vajalik, nii et ja kuule, kui sa kahtled ja mõtled, et ju ma jõuan, elu läheb kiiresti.
ja äkki ei jõua enam ühel päeval. Et kui praegu on see võimalus, tasuks kasutada. Jah, näiteks kui sa oled täiesti kirikuvõõras inimene või ei tea jumalast ka midagi mingi on, neid inimesi on väga palju. On jah? Muidugi on, neid on väga palju ja ma arvan, nendel on see just kakras. Ja see ei olene sinu vanusest, oled sa noor või vana? See on, me oleme teinud ka eraldi noortele, aga see on kõigile vanusegruppidele. Ma arvan, et ütleme 14-aastasest alates võiks see olla sobiv, liiga noored võib-olla natuke on liiga raske, eks ole. Aga 80-aastane võib vabalt tulla. 81? Jah, võib. No täna tulemast 100-aastasele ka, kui jaksab kohale tulla, miks mitte? Jah, aga nüüd... See ei ole üldse küsimus. Jah. Praegu me näitasime seda, kuhu võiks tulla Kuressaare Sioni kirik, eks ole. Ta tuleb siit uksest sisse ja sa ütlesid all saal. On nii, et mis siin toimuma hakkab, et inimene tuleb esimest korda, mõtleb, et ei tea esimest korda. No meil on selline kohvikusaal siin. Tegelikult pühapäeviti peale teenistust siin perekonnad isegi lõunatavad ja selleks ajaks kella 8 on see nagu lõpetatud ja lauad on ka ilmselt puhtaks pühitud, kui lapsed on sodinud siin natukene, aga ja siin laudade ääres saab istuda ja siis kuskil on mikrofoni juures keegi, kes siis hakkab... Ta on selline nagu vabas vormis. Tal on mingisugune formaat. Ei seda küll, väike kogunemisaeg, eks ole. Ja inimene siis istub laua taha, leiab omal sobiva koha ja midagi tegema ei pea või ma ei tea, me ei oota nagu inimese käest ju esialgu mitte midagi. Võib-olla pärast nüüd küsime, et kas on küsimusi. Aga ütleme, 3-40 minutit on nagu loengu sellist kuulamist. Ja siis tuleb üldse kohvipaus vahepeal. Siis võib niisama juttu ajada ja tuttavaks saada. Et isegi kohvi saab? Jah, ma arvan, päris head kohvi saab ja pirukas või koogitükk on seal juures. Ja... Nii. See käib asja juurde, see on formaadi juurde kuuluv ja meil endale ka meeldib seda kohvi juua. Ja pärast siis sõltub, kui palju on inimesi, et kui on näiteks 10 inimest, siis istume ühes ringis ja et kui kellelgi on midagi küsida. Ja kui ei ole küsida ja kui mõni inimene ju mõtleb, et ei, mina julge suudki lahti teha, mu küsimused on kindlasti rumalad või üldse ma ei taha inimeste ees sõna võtta, siis sa ei pea mitte midagi ütlema. Istu ja kuula, eks ole. Ja tõesti ei ole mingit kohustust. Ja võib-olla aja jooksul inimene muutub ka julgemaks ja ühel hetkel julgeb ka küsida või oma arvamust avaldada, sest arvamust võib ka avaldada. Või oma kogemust väljendada, või mingit kahtlust millegi kohta või täpsustavaid küsimusi esitada. Ja ega me pole ka need ilmatargad, kes kõike teavad, eks ole. Eks ole, kui rahvast on juba rohkem, näiteks 20 või 30, siis tekib nagu neid ja siis peab tegema mitu sellist väiksemat gruppi. Ja on mingisugune grupijuht on ja siis täpselt. Kui kellelgi on küsimusi, saavad igasuguseid küsimusi küsida. Ja. Oleme püüdnud jääda nagu teema raamidesse, et muidu läheb liiga laiale lappama see asi, et see, millest kuuldi, et püüame selle juures nagu, me ei hakka kõiki teisi usundeid ka lahkama siin. Et viitamisi võib ju korraks küsida või millelegi viidata, aga ikkagi tuleme nagu teema juurde tagasi, sest see on kristluse ABC, see ei ole hinduismi ABC või midagi muud. Et me ei räägi, kõigest ei jõua rääkida ühe kursuse raames üldse. Nii, ja tähendab, 25. algab see pihta, 25 jaanuar, aasta 2026 on juba. Nii on, jah. Nii, ja siis iga pühapäev algab kell 14 oli vist. Kell 14 kuni 16, jah. Niimoodi, et 2 tundi peale lõunat. Et see kellaaeg võiks meelde jääda ja... Kuuled loengu ära, saad kohvi, sa ei pea midagi maksma selle eest. Jah, see on tasuta ka tõesti. Nii palju meie kogudus, nagu, kui on kulusid, siis maksab kinni selle. Tegelikult me oleme teinud ka väljaspool kirikuruume mõned korrad. Ka siin linnas mujal oleme teinud, maapaikades oleme teinud. Aga oma kirikus on kõige lihtsam lihtsalt teha. Siin on käe-jala juures kõik tehnika, kõik vahendid, soe ruum, eks ole. Muidu sa pead minema mujale maksma üüri ja mitte, et seda ei võiks maksta, me oleme seda teinud. Aga selles mõttes see koht on väga sobiv. Ma arvan, et see ei tohiks takistuseks kellelegi olla. Nii, ja see kestab siis kevadeni. Tähendab, iga pühapäev on... 10 korda ma arvan, et umbes on.
ma ei ole isegi lõpuni seda graafikut valmis teinud, aga just. Hakkame kuskilt liikuma ja siis ühe väikse väljasõidu teeksime vahepeal ja no ütleme maksimum 3 kuud siis. See tähendab, nüüd inimene, kes seda kuuleb, 25. ta ei saanud tulla kohale, siis järgmine kord saab ikka tulla. No ikka saab tulla, jah. Et võib, no niimoodi on nagu kokku lepitud, et esimesel 3 korral võib liituda. No kui tõesti inimene on see 3 korda just ära ja 4. korral saaks tulla, tule ikka. Ma ütleks, see pole mingi probleem, aga lihtsalt üsna paljust jääd ilma juba, selles on ka natuke kahju. Aga ütleme, et seal lõpus liituda, nagu siis ei ole enam mõtet, siis tasuks järgmisele kursuse tulla. Kui päris niimoodi 8. korral tulla liitud, siis... Nii et sisuliselt see on inimesele, kes on asjast midagi ei tea, inimene, kui sa üldse midagi ei tea asjast, eks ole päris lihtne. Jah, ja ta ei sunni ka millekski. Ei ole niimoodi, et pärast pead see kiriku liikmeks saama. No pigem me ei saa nii võtta kiriku liikmeks üldse inimesi, eks ole, et suvalised kursuselased. Et muidugi on neid, kes on selle kaudu nagu hakanud koguduse suunas liikuma. See on nagu hea platvorm selle asjaga tutvumiseks ja inimestega suhtlemiseks ja piibli tundma õppimiseks ja kõigeks ja ühel hetkel ta ongi küps ka kogudusega liitumiseks. Et isegi seda on juhtunud, et mõni on isegi kogudusega liitunud. No on muidugi liitunud, aga seda ei saa automaatselt kohe siduda. Mõni mõtleb, et see on nüüd üks ohtlik asi on ju. Äkki pööravadki mind ära. No kui Jumal pöörab, siis mina ei saa sinna midagi parata. Eks ole. Meie pigem ei... vaata, nii vanaks me oleme kõik saanud, et me saame aru, et inimlikult ei räägi kedagi ära ja ei pööra kedagi ära, aga kui Jumal oma armastust väljendab ja meie ju seda usume, mida me jagame. Ja ega me muidu ei viitsiks seda teha ka, tegelikult. Et... kuna see ikkagi muudab inimeste elusid ja see mõnel annab täiesti uue suuna tema elus, et siis see lihtsalt see nagu tagajärg või vili inimese elus on nii hea, et seda pakuks järgmistele veel, kes soovivad. Et see on see asi. No see koguduse mõte on ju ka sama tegelikult. Et see hea sõnum või rõõmusõnum, evangeelium tähendab rõõmusõnum Jeesusest Kristusest, see on isegi meie saarel tuhandete inimeste elusid muutnud, rääkimata ülemaailmselt, eks ole. Et sellepärast seda ju jagatakse ja kuulutatakse jätkuvalt. Ja see versioon või see, kuidas see asi töötab, eks ole, ta võttis kohe päris suured tuurid üles alguses, kui nad hakkasid seal Inglismaal seda tegema. Nüüd see on levinud üle maailma. See formaat on päris äge. Ma ütleks, see on väga hea, see on ikka täiesti taevast inspireeritud. Tegelikult algusest peale meie tajusime siin ka, et see kuidagi moodi kummaliselt töötab, isegi kui meie oleme niisugused abitud ja poolikud oma asja tegemisel. Ja alguses sa ikka oled, eks ole, sa ise ka tutvud selle kursuse materjalidega, tead ju küll, aga üks asi on kursust läbi viia. Aga näiteks, kui me elasime Vancouveris 1 aasta, siis me läksime ühte sealsesse kogudusse, seal 200 inimest oli kursusel. Päris huvitav oli vaadata. Alfa kursusel? Ja sellel korral, kui me sinna läksime. 200 inimest oli registreerunud, võib-olla sellel korral oli seal 40 Kas see oli see sama kogudus, kus teie olite? Ei olnud, see oli üks ingliskeelne või ütleme kohalik kogudus, suur kogudus muidugi. Sest väike kogudus ei suuda võib-olla nii mastaapset kursust ka korraldada. Aga see on ikka väga levinud ja väga populaarne kursus üle maailma. Ma arvan, mingi 70 riigis. Kuskilt on mulle meelde jäänud 120 keeles viiakse seda läbi. Need materjalid on tõlgitud. Et ta on sobiv inimesele lähenemiseks, selline kursus. Sest inimesel on küsimused, tal on vajadused, tal on igatsused ja ta ei oska kuskilt ta ei oska haakida ennast millegi taha, et kuidagi vastuseid saada. Ja võib-olla kirikust ei saa seda. Võib-olla jumalateenistuse käigust ta ei saa seda täpselt. No muidugi, kui pastorid ajavad, ei tea millist juttu, eks ole ka. See ei ole võib-olla nii mõeldud. Üks jutlus on ju. Ja ta ei ole nii süstemaatiline ju, aga kursus on süstemaatiline. Kõik teemad käiakse läbi otsast lõpuni. Sellest ongi alfa, eks ole, ta on A ja B, ütleme et kus see üldse alguse sai?
miks me üldse usume Jumalat? Jah, täpselt. Noh, ei jõuagi väga keeruliseks minna ja polegi mõtet, sest me ei jõua ju, ma ei tea, tervet piiblit hakata ümber õpetama. Piibel on ju nii mahukas raamat ja nii rikas, et siis mõni õpib terve elu, ikka ei saa ju päris lõpuni selgeks kõike ka ja avastab ikka jälle. Aga alfa on põhiteemad ja siis sa nii-öelda seda tähestikku selgeks. Ükskord keegi siin meie kursuse lõpus ütles nagu tagasisidena, et nüüd on tähestik selge, nüüd tuleb ise lugema hakata. Tegelikult väga hea mõte. Et nii ongi. Jah. Mis see esimene teema teil on kohe seal? Näiteks, inimene tuleb, esimene loeng on? No esimesel korral ma olen teinud sellise sissejuhatuse, tutvustanud kursust ja siis rääkinud natukene inimeste eelarvamustest ja mõtetest ja üldse igatsustest, mis on peidetud ja varjatud tema sees ja inimesi on väga erinevaid, eks ole, natuke nagu seda kaardistanud seda pilti, kes me kõik oleme. Ja siis isegi natuke rääkinud sellest, et kus me üldse võtame, et Jumal on olemas. Natuke sellest ka rääkinud. Ja see on nagu sellise esimese kursuse või korra põhiteemad. Aga teisel korral me läheme kohe selle juurde, kes on Jeesus. Nii. Ja tema on ju põhiisik ju. Kes siin seina peal on? Just on ju. Täpselt nii on. Täpselt. Me ei saa üle ega ümber. Kristlus on seotud Jeesusega ja õpime teda tundma, siis vaatame, mida Piibel temast räägib, vaatame, mida muud allikad räägivad, eks ole, mida, ütleme, targemad pead on tema kohta arvanud ja see on lihtsalt mõtteaineks ja võib-olla inimene läheb koju, ta koha peal ei ütle midagi selle kohta, aga siis tal on tükk aega seedimist, kes see isik tegelikult on, eks ole, kas oli lihtsalt üks hea õpetaja, häid õpetajaid on terve ajalugu täis, aga äkki ta oli midagi rohkemat. Seda me siis analüüsime seal. Ja nii edasi, siis on kolmas kord räägime, miks Jeesus suri, sest see on nagu märkimisväärne sündmus. Ja nii edasi. Jah, ja sa ütlesid veel, et on mingisugune väljasõit ka. Alati on vist see on kuskil 6.-7. korral, kui me oleme niisugused teoreetilised teemad läbi võtnud, siis lihtsalt, et minna sellest tavakeskkonnast välja. Seal ja on natuke korralik lõunasöök siis. Seal me oleme natuke liiga palju vahest söönud isegi. Naised on meil tublid olnud, jah, tõesti. Oleme teinud, mitte ka alati ühes kohas, aga üsna tihti ka samas kohas, kus me oleme harjunud ja seal on siis natuke rohkem teemasid, natuke pikemalt oleme koos ja see on ka selline, seal võib ka inimene mingi kogemuse osaliseks saada. Kas varem või hiljem või nii on. Nii, enam-vähem me vist oleme kogu asja läbi käinud või on sul veel midagi kiiresti südamel? Võib-olla see, et me oleme seda nagu täismahus teinud üks kord aastas jaanuarist alates, sest suvel on raske teha, inimesed puhkavad, reisivad, eks ole, aga jaanuar, veebruar, märts on need kuud võib-olla, kus inimesed ikkagi käivad oma tavarütmis tööl ja või kes siis ikkagi, ma saan aru, et käiakse lõunamaal puhkusel ka selle perioodi sees, aga mis seal ikka, kui sa seal ühe nädalaga puudud või ühe pühapäeva puudud, ei ole ka katki midagi. Et seda puudumise võib ikka ette tulla. Aga ütleme selline, üldine kulgemine on ikkagi teistega koos päris hea. Et selles mõttes jääda ootama järgmist aastat nagu võib-olla ei oleks mõtet, kui on võimalus tulla. Ja ma ei tea praegu, et Saaremaal keegi teine seda kursust teeks ka. Et me oleme teinud seda järjekindlalt, nüüd 20, mis ta tuleb siis 7. aasta juba, mõni aasta, mitu korda lausa. Aga viimastel aastatel pigem siis üks kord aastas korralikult. Et nii. Soe soovitus, tere tulemast. Ja. Tere tulemast Kuressaare Sioni kirikusse, pilt on siin ees. Ma panen selle plakati ka siia peale. Tähendab 25. jaanuar, me oleme juba 2002, mis aasta see oli nüüd meil? 2026 juba. Jah, nii et head inimesed, olge väga õnnistatud, aitäh sulle, Margus, tutvustamast seda ja soovitame siis kõigile või kes on, ütleme, mida kaugem sa kirikust oled, seda parem, kui sa tuled. Ütleme nii, jah? Jah, sobib kõigil. Sobib. Aitäh!